Kohe järgmine päev pärast ülikooli rebaste retsimist võttis Arvo julguse kokku ja kutsus Teeleriinu välja. Kinno. Kinos jooksis parajasti kevade. Noored ostsid plaksumaisi ja formiid ning istusid saali maha. Kõige põnevama koha peal kallutas Arvo pea Teeleriinu kõrva juurde ja sosistas kõva häälega. Imelik. Mis on imelik? Sosistas Teeleriin vastu. Noh, imelik, et selle venna nimi on Imelik. Kes lapsele siukse nime paneb? Teeleriin ei osanud midagi kosta, rüüpas lonksu formiid ja tundis, kuidas elu hakkas tagasi tulema. Ekraanil aga pinnis Arno parajasti Liblet. Ütle, Lible, miks sa jood? Korraga juhtus midagi jahmatavat. Lible sirutas käe läbi ekraani saali ning haaras Arvo käest formiipudeli. Arvo tardus pulgaks nagu Jaak Joala postament. Ekraanil võttis Lible aga tubli sõõmu formiid ja ütles Arnole. Eks ikka sellepärast, et oma sisemine mõutšo üles leida. Ilma mõutšota on mu kellalöömine sama boring nagu imeliku Coldplay kandlekaverid. Pärast filmi vaatasid kergelt vibav Arvo ja Teeleriin oma kinopiletit ja mõistatus lahenes hoobilt. Muidugi, see oli ju 9D kino.